Tere! Ma lahendan selles videos ühe liikumist sisaldava näidistekstülesande, kasutades selleks lineaarvõrrandsüsteemi. Et sellest ühest näitest rohkem kaasa võtta saaks, tegin ma lahenduskäigust juhendi. Need sammud on suhteliselt universaalsed ja peaksid aitama paljude tekstülesannetega. Aga ma näitan nüüd neid samme ükshaaval just meie näidisülesandes. Esmalt loe ülesanne läbi, kõige tavalisem nõuanne üldse. Loeme. Jan ja Maaja otsustasid minna vanaemale külla. Maaja tahtis nautida ilusat ilma ja läks jalgsi. Jan pidi kõigepealt pinginaabrile vihiku ära viima, mistõttu sõitis ta vanaema juurde jalgrattaga. Maajal kulus jalutuskäigule 1,5 tundi. Võrreldes Maajaga oli Janni teekond 6 kilomeetri võrra pikem. Kuna Jan läbis tunnis 5 kilomeetrit rohkem, jõudis ta vanaema juurde 10 minuti võrra lühema ajaga kui Maaja. Nii, arvuta Maaja liikumise kiirus ja läbitud tee pikkus. Kontrolli saadud vastuseid teksti põhjal. Kuna siin on palju andmeid, mida on vaja kuidagi hallata, ja ka sellepärast, et siin on liikumisülesanne, on väga soovitatav teha andmete jaoks tabel. Järgmisena, millised väärtused on otse arvudena antud? Maajal kulus jalutuskäigule 1,5 tundi. See on vahetult antud. Nüüd, kui me selle tabelisse kanname, siis peab vaatama ühikuid, et kas me kasutame tunde või minuteid. Tihti on kasulikum võtta pigem väiksem ühik, sellepärast et siis tuleb vähem komakohtasid. Ja siin on näha, et me peame arvutama niimoodi, et me lahutame sellest maha 10 minutit. Nii et otsustame, et paneme tabelisse kõik ühikud minutites, standardselt ühtemoodi, ja muudame 1,5 tundi võrdub 90 minutit. Nii, see on esimene asi tabelis kirjas. Edasi, see on tegelikult natukene harvem nähtus, aga siin on võimalik ilma ühegi muutujata otse arvutada üks teine väärtus. Nimelt siin on kirjas, et Jan jõudis vanaema juurde 10 minuti võrra lühema ajaga kui Maaja. Ja see on otse arvutatav, ilma et me peaksime ühtegi muutujat vahepeal kasutama. Nii, aga sellega me teeme siis väikese arvutuse, et me saame Janni aeg on 90 miinus 10 võrdub 80 minutit. Ja me oleme saanud need väärtused siia tabelisse, mis meile otse antud on. Järgmisena määrame tundmatud. Selline arvväärtus, mida me ei saa otse tuletada, nii nagu me 80 minutit saime. Põhimõtteliselt see tähendab, et me saame siin tabelis 2 lahtrit asendada tähtedega X ja Y. Kõige lihtsamal juhul on mõistlik muutujaks võtta otse see, mille kohta lõppküsimus käib. Meil on tahetud Maaja liikumise kiirust ja meil on ülesandes tahetud Maaja läbitud teepikkust. Nii et võtamegi need. Maaja kiirus on Y ja Maaja vahemaa on X. Nüüd vaatame ühikuid. Me kasutasime ajaks minuteid. See tähendab seda, et me peame kiiruses ka minuteid kasutama. Ja teiseks vahemaa. Kuna me kasutame kiiruses minuteid, siis oleks mõistlik vahemaaks võtta meetrid, et need normaalsed ühikud tuleksid. Seega, meil on siin tabelis paigas. Kiirus on meetrit minutis, vahemaa on meetrites, aeg on minutites. Ja see tähendab, et Maaja kiirus on Y meetrit minutis
ja maa ja vahemaa on x meetrit. Järgmiseks võtame tõenäoliselt kõige keerulisema osa, seosed ja valemid. Need on kõik sellised asjad, mille kaudu me üritame kätte saada neid väärtuseid, mida meil otse ei ole. Näiteks siin on kõikvõimalikud võrdlused, korda rohkem, võrra rohkem, summad. Ja meil on tekstis näiteks selline asi nagu võrreldes Maajaga oli Janni teekond 6 kilomeetri võrra pikem. Selle kaudu me saame Janni läbitud vahemaa tegelikult avaldada, sest meil on see olemas seose kaudu. Me teame, et see on Maaja läbitud vahemaa pluss 6000 meetrit. Nii, meil on siin kirjas, et kuna Jan läbis tunnis 5 kilomeetrit rohkem, jõudis ta vanaema juurde 10 minuti võrra lühema ajaga kui Maaja. Läbis tunnis 5 kilomeetrit rohkem, ehk siis 5 kilomeetrit tunnis. Tähendab seda, et Janni kiirus on 5 kilomeetrit tunnis rohkem kui Maaja kiirus. Kohe, kui me midagi siia tabelisse paneme, muudame selleks ole mitte et kilomeetrit tunnis, vaid meetrit minutis. Et 5 kilomeetrit on 5000 meetrit ja 1 tund on 60 minutit. Ehk siis 5 kilomeetrit tunnis tuleb meil siin 5000 meetrit 60 minutis ja me saame kahjuks sellise ebamugava asja nagu 83 ja 1/3 meetrit minutis. Ebamugav, aga mis teha? Igatahes selle suhte kaudu, et Janni kiirus on Maaja kiirus pluss 5 kilomeetrit tunnis ja selle suhte kaudu, et Janni läbitud vahemaa on Maaja läbitud vahemaa pluss 6000 meetrit. Oleme saanud siia need uued väärtused kätte tabelisse. Meil on kogu tabel täidetud. Meil on teada mõnes mõttes kas otse või kaudselt kõik asjad. Meil on teada nii Janni kui Maaja, nii kiirus kui vahemaa kui aeg. Ja kui me räägime suhetest, siis kuna meil on tegu liikumisülesandega ja kiirusega, siis loomulikult on kiiruse seos. Kiirus on võrdne vahemaa jagatud ajaga. V on võrdne S jagatud T, mis annab meile nüüd uued seosed. Nimelt, Maaja kiirus on võrdne Maaja läbitud vahemaaga jagatud Maaja ajaga. Ja Janni puhul me teame, et Janni kiirus peab ka olema Janni läbitud vahemaa jagatud Janni läbitud ajaga. Et me saime siia tabelisse kõik need konkreetsed väärtused kätte, kas otse asendades tundmatutega või kaudselt avaldades. Ja lisaks sellele meil on nüüd olemas veel kiiruse definitsioonist tulenevad suhted ka. Et nüüd meil on loodetavasti juba piisavalt palju, et hakata seda ülesannet lahendama. Vaatame üle, meil on siin 2 võrrandit. Mõlemad võrrandid seovad omavahel x-i ja y-i, ehk siis sisaldavad nii x-i kui y-it. Me teame, et need y-id on omavahel võrdsed, eks ole, y on meil Maaja kiirus ja x-id on sama tähendusega. X on Maaja läbitud vahemaa. Ja need 2 kiirusest tulenevad seost annavad meile võrrandid. Kui meil on nüüd 2 võrrandit 2 tundmatuga, siis me saame kasutada lineaarvõrrandsüsteemi. Põhimõtteliselt selleks, et leida 2 muutujat, ongi vaja, et oleks vähemalt 2 nendevahelist seost ka teada. Siis on see võimalik välja arvutada. Ja teeme nii, et kuna meil on 2 lineaarvõrrandit 2 muutujaga, siis me lahendame lineaarvõrrandsüsteemi. Nii, teeme lehe natukene viisakamaks ja lahendame selle lineaarvõrrandi. Meil on siin 2 muutujaga võrrandid ja kuidas me neid lahendame? Liitmisvõte
siin hästi kasutada ei saa. Aga asendusvõtet oleks väga lihtne. Sellepärast, et võtame selle ülemise seose, y on võrdne x jagatud 90-ga. Y on juba põhimõtteliselt täiesti nii, nagu ta on ära avaldatud. Ainult ma teeksin väikese muutuse ja ütleksin, et hoopis x on võrdne 90 y-t, kuna siis ma saan korrutustehte, mitte jagamistehte. Ja asendusvõttega. Ma ülemisest võrrandist võtsin x-i ja nüüd ma alumises võrrandis asendan x-i esimese võrrandi vastega. Nii, mis ma siis saan sellest teisest võrrandist on y pluss 83 1/3 on võrdne, sulgudes on 90 y-t pluss 6000 sulud kinni jagatud 80-ga. Ehk siis ma olen saanud ainult ühe muutujaga võrrandi. Nüüd tuleb see lihtsalt lahendada. Siin korrutan mõlemad pooled 80-ga, viin muutujad ühele poole, vabaliikme teisele poole, jagan sellega, mis muutuja ees on ja saan, et y on võrdne 66 2/3. Üks kahest vastusest on käes. Y oli meil maa ja kiirus meetrites minutis. Ja tõesti 66 2/3 meetrit minutis, umbes 1 meeter sekundis oleks normaalne kõndimiskiirus. Arvutame maa ja vahemaa ka. Nüüd on juba lihtne. Me võime võtta siit ükskõik kumma seose, ükskõik kumma võrrandi, võtame lihtsama. Võtame selle, kus x on võrdne 90 y-t. Ja asendame jälle, kuna me teame nüüd, mis y numbriline väärtus on. Me saame, et x on võrdne 90 korda 66 2/3. Mis annab meile, ja me saame murrust lahti, 6000. X pidi meil olema maa ja läbitud vahemaa meetrites. Ja ta võiks ju kõndida 6000 meetrit. Tundub vähemalt eluliselt usutav. Nii et tegelikult me oleme nüüd ülesande lahendanud. Meil on x-i ja y-i väärtused avaldatud ja me saaksime küsimusele vastata. Me võiksime öelda tõesti, et maa ja kiirus on 66 2/3 meetrit minutis ja et maa ja läbitud vahemaa on 6000 meetrit, aga tahetud on veel kontrolli. Teeme kontrolli. Arvutame Janni kiiruse ja vahemaa numbriliselt välja. Ja siis vaatame, kas see seos kiirus on võrdne vahemaa jagatud ajaga kehtib Janni puhul ka, et siis me oleme teinud kõik võimalikku, mida selle ülesandega teha saab. Nii, Janni kiirus on 150 meetrit minutis. Ja see peab võrduma vahemaa jagatud ajaga. Ehk siis 12 000 jagatud 80. Nii, võrrandi vasakul poolel on 150. Võrrandi paremal poolel on 12 000 jagatud 80-ga, mis on võrdne 150-ga. Vasak pool võrdub parema poolega. See tähendab, et kontroll on ka tehtud. Meie ees on vastus. Maa ja liikumise kiirus on 66 2/3 meetrit minutis ehk 4 kilomeetrit tunnis. Ja läbitud tee pikkus on 6000 meetrit ehk 6 kilomeetrit. Kui lahenduse lõpuni jõudsid vaadata, oled tubli. See juhis on põhimõte, mis peaks aitama süsteemselt läheneda paljudele tekstülesannetele. Aga kuna tekstülesanded on erinevate loogikatega, ei aita see kahjuks kõiki automaatselt lahendada. Aga see on siiski lahendustegevust lihtsustav abivahend. Kui tunned huvi rohkemate materjalide või vahetu akadeemilise abi suhtes, võid vaadata mu teisi videoid
või külastada mu kodulehte